tundub, et Tallinna linnal on väga selge arusaam, miks Tallinna kirikud on tähtsad. Jah, tõepoolest, see on ajalugu, see on kultuuripärand, aga võib-olla mis on kõige tähtsam, iga kirik on vaimse elu keskus. Ja Tallinn, meie ühiskond vajab seda. Võib-olla me tihti ei mõtle selle peale või meie arusaam ei ole nii sügav, aga kiriku roll ühiskonnas on palju suurem, kui tihti me seda näeme ja saame aru. Ja loomulikult see on Tallinna linna kohustus kirikuid toetada, ja ka loomulikult ka sellepärast, et see on Tallinna linna nägu ja nagu oli öeldud, kultuuripärand ja iga kirik loomulikult ka kaunistab meie linnaruumi ja me soovime, et ka linnavanus oleks päris kaalukas selleks, et meie linn muutuks ka tänu kirikutele ilusamaks. Te kuulasite täna ka inimeste muresid, mis on siis erinevate kirikutega seoses, et millega teie poole pöörduti? No, ma käin suhteliselt tihti kirikutes juba päris ammu ja iga kord on ühest küljest rõõm tõdeda, kui palju on tehtud Tallinna linna toetusele, aga teisest küljest loomulikult iga kord sa näed, kui palju on veel vaja ära teha. Ja sellepärast meil ongi pidev programm, mille abil me saame kõik toetada. Sel aastal investeeritakse kokku üle 1 miljoni euro erinevate sakraalehitiste kordategemiseks. On hea meel tegelikult, et see tempo ja need summad säilivad juba mitmendat aastat järjest ja ka järgmise aasta eelarves on ette nähtud samas suurusjärgus vahendid. Sel aastal on kokku tehtud korda suuremal või vähemal määral 11 kirikut. On väga suured tööd tehtud näiteks Jaani kirikus või Oleviste kirikus, nii et samal ajal jätkub näiteks minu selja taga oleva Kaasani kiriku korrastamine, mis peaks oma täielikult uue saama oma juubeliks 21. aastaks. Nii et lisaks sellele kindlasti me jätkame ka muude ajaloolise seisukohast oluliste objektide restaureerimist või toetamist. Eeskätt saab siin rääkida restaureerimistoetustest, mis on suunatud miljööväärtuslike hoonete korrastamiseks ja samal ajal ka erinevate muinsuskaitseliste objektide, näiteks Türgi tiib või Brigitta kloostri varemete konserveerimine, nii et selliseid töid on väga erinevates linnaosades, väga erinevatel objektidel ja üldkokkuvõttes ma usun, et sellega me oleme täna saavutamas selle, et me pigem parandame meie üldist muinsuskaitseliste või niisuguse väärtuslike hoonete ja rajatiste seisukorda, ehk siis järk-järgult nad muutuvad üha paremaks ja selliste tempoga jätkudes me kindlasti korrastame nii mõnegi objekti lähiajal ka täielikult. Tegelikult me alustasime interiööridest ja loomulikult katus on kõige tähtsam asi. Ja sellel aastal oligi praktiliselt lõpupoole suund, et teha korda ka fassaadid. Et aknad olid varem restaureeritud, aga kõik need luugid ja laudis oli vaja vahetada ja restaureerida. Ja muuseas oligi kohutav ja suur probleem, kui me võtsime laudist lahti ja avastasime, et eriti põhjapoolne sein, valged olid täiesti mädanenud, just merepoolne. Et see oli ootamatu niisugune probleem, mis pidime otsima ikka vanu
puitmaterjali, et seda restaureerida ja see, ma arvan, õnnestus väga hästi. Kui me räägime linna abist üldiselt, mitte ainult sellest kirikust, vaid terve linna, ütleme, lõikes, et kui suur ikkagi see linna toetus on? No sellel aastal oli näiteks juba 1,100,000 ja järgmine aasta ma võin öelda, et veel suurem see number, sest Kasani kirik on eraldi läheb, mitte kiriku renessansi raames, et see kõik kokku umbes 1,300,000 tuleb. Ja ma arvan, et see on väga hea näide, et kuidas linn muretseb ja aitab. Oleme teinud viimastel aastatel, on oreli remondiks olnud palju suurt abi hästi suures mahus, umbes 100,000 eurot, kui mälu mind ei peta, ja käesoleval aastal siis tehti ära Tõnismäe poolne küljeuks ja siis Käärkambri poolne trepp koos kõnniteega. Nii et need on sellel aastal suurusjärgus 57,000 eurot, nii et need on need asjad, mis sellel aastal on tehtud, aga linn on jätkuvalt toetav, nii et me oleme väga rõõmsad selle koostööle. Mina soovin rõõmu ja rahu ikka, see on kõige olulisem jõuluajal, et otsige see jõulurahu üles ja on kõik hästi. Tänavu aasta selle lõunafassaadi tegime siis üleval vaateplatvormi roostevaba terases, parandasime katust, restaureerisime lühtrid ja seinavalgustid, samuti mitmel pool ka kiireid remonte vajavaid läbijooksud suurel katusel nii põhja kui lõunalöövis ja kokku selle aastal meie tööde maksumuseks oli pea 600,000, millest Tallinna linn andis 470,000 eurot. Ja siinkohal tahakski Tallinna linnale, linnapea Mihhail Kõlvartile, volikogule kõigile suur tänu öelda, et võrreldes meie Oleviste koguduse aastakäibega oli see väga-väga suur summa ja esmakordselt minu teada Eesti Vabariigi ajal oleme saanud nii suure summa ja ka see oli Tallinna kirikutest sellel aastal kõige suurem toetus, mida Oleviste kogudus sai Tallinna linnalt. Linnarahvale tulge, tundke rõõmu sellest, mis on tehtud ja palume Jumalat, et see kirik saaks ühel päeval täielikult remonditud ja võiks olla linnarahvale ja turistidele õnnistuseks ja rõõmuks. Tallinna abiga on meil korda tehtud meie kiriku orel, orelipult. Meile eraldati sellest 40,000 ja saime siis puldi tööle. Edasi loodame linna abile, et saame ka orelivilet hüüdma. Ja nüüd edasistest töödest on meil siis ees ootamas kiriku fassaad ja loomulikult enne fassaadi remonditöid oleks siis oluline ära teha vundamenditööd, mis oleks kindlasti kõige olulisem kogu selle projekti juures, sest vastasel juhul ütleme nende fassaadi seinte ja kõikide tööd on mõttetud, et ikkagi on tunda Tallinna abi? Absoluutselt on tunda, et kirik ise ei jaksaks nende töödega nagu toime tulla. Me oleme ise majandavad ja nii palju see tulu, mida meie aastas saame, on ikkagi kõigega võrreldes väga väike. Et meil on oma panus iga projekti puhul, nii et me ikka ise ka panustame ja taotleme ka ise rahasid juurde, aga linn on andnud suurema osa ja mille eest neile suur aitäh. Kõigile jõulurahu südamesse ja kui tahate kuulata ilusat muusikat ja kui te kuulete, et kirikust tuleb seda, siis astuge nendest avatud ustest sisse, istuge hetkeks tooli peale, visake oma mõtted kõik maha ja ongi rahu. Sellel aastal linna abiga saime teha kohe meie kiriku peatrepi, restaureerida, mis tal ei olnud tugevat vundamenti ja kogu aeg roomas laiali, võib niimoodi öelda, aga nüüd saime ilusti kõik paika ja nüüd peaks seisma 50 aastat projekti järgi, vähemalt 50 aastat. Siis me restaureerisime kõik suured kirikuaknad, mis on kirikusaalis, neid on 10 tükki, nad on väga kõrged ja see oli ka päris suur selline ettevõtmine, mitu
mitu kuud seda tehti. Seejärel tegime koori põranda, restaureerisime ilustiga ja koori peal 2 ust, mis olid ka väga kehvas seisus juba, et neid restaureeriti. Lisaks paigaldati katusele jääsulatuskaablid, mis siis aitavad meil hoida meie vihmaveesüsteeme korras. Ja selleks aastaks oligi kõik, need tööd igaüks võttis oma aja ja olid keerulised ja huvitavad omamoodi, aga saime valmis ja nüüd järgmisel aastal teeme edasi. Kas oli ikkagi tunda linna abi? Loomulikult oli tunda linna abi, sest linna toetus oli 70 000, et see oli suurem osa sellest eelarvest sellel aastal. Külastage vana linna, vaadake kirikuid, praegu on sobilik aeg ja ma tean, et paljud kirikud on korda tehtud või on mingi osa tehtud Tallinna kirikute renessansi programmi kaudu, mida siis linn toetas, et on huvitavamaks tehtud, on mõnda kohta on avatud ja mõnda kohta on ilusamaks tehtud, nii et see on hea aeg kirikusse minna ka jõulude pärast, aga ka vaadata, mis on korda tehtud.